Tugevam pleki jaoks peavad juba plekikäälid olema. Vassplekk, kollast, punast, näiteks alpakat või neid on kerge töödelda, need on pehmed ja lasted. Aga roostevaba on väga raske töödelda. Aukupuuri kehva, tinutada kehva, palja soolappega ainult ei olegi tsinki sisse vaja. Ja viimist tinutamiseks, kui on juba toorikud valmis 2 poolt, siis see kaetakse, puhastatakse ära, kaetakse tinaga, et hiljem kergem oleks tina külge parem jääks. Õnke vars tuleb liivapaberiga puhtas lasta, saltserisse kasta, tinutada ja siis kas hoiad siin näpitsatega või pintsettidega, lased tinaga kinni, nii saad ühe poole. Aga kui nüüd siia teine pool teise õngega peale panna, siis tükib ta paksuks minema. See õng läheb liiga raskeks. Et seda vältida, võib need pooled lihtsalt tinaga kokku lasta ja hiljem kruustangidi vahele panna ja rauas aega lõhe sisse saagida, et siis saab õnge panna ja siis saab selle sikuski osa õhema. Nii, ja kui toorik valmis on, toorik on inetu asi, mis väga näotu on. Aga ega kala sest ei tea, kas ta on ilus või läigib või kalal ei ole sest sooja ega külma. Aga endal on parem vaadata, kui ta on ära lihvitud. Kas lihvid viiliga, käijaga ja lõpp muidugi siis selle rohelise pasta ja vindiga. Selle jaos on poes müüa niuksed väiksed trellid, sinna saab otsa puuri panna, sinna saab vilti ketast otsa panna. Ja niisama lihtne see sikuski tegemine ongi. Kui on näiteks sel sikuskil on tagaots raskem. Kui see sikuski lasete vabalt nööri või jõvi lööti, läheb alla vaba langemisega, alati läheb raskem ots sees ja läheb lõpuks liugleb ta nii. Aga nüüd, kui jõvist üles tõmbate, see sikus keerab ennast seda pidi ja see kala, mis siit järgi tuli uudistama, see jääb harilikult lõhkupidi otsa, aga tragida ei tohi. Ja kui otsa jääb, peab tagasi laskma selle kala. Me näeme ise, kui palju me neid tagasi oleme lasknud. Näiteks, võtame see sikus. See kumerus on selleks siin pealpool. Kui selle sikuski laseb vabalt alla vette, see sikusk mängib seda pidi, see kumerus annab selle. Aga kui on nüüd mõlemad otsad ühe raskused ja kui sikusk alla lasta, siis see sikusk hakkab käima, sedast tagasi käib. Ja see, et ta nüüd läigib ja särab, see võib särada ainult sel juhul, kui hästi pime ilm on, lumi on väga paks ja jää on paks. Näiteks detsembrikuus, siis ta võib läikida, aga kui on heledad ilmad ja hele jää, mis paistab läbi, siis kõige paremad värvid on Peipsi peal tsink ja ütleme hõbe alpaka on head värvid. Aga kui kala ikka neelus on, siis ei loe seal ükski värv ega ükski asi. Mis soo kombaini oma, need on nüüd roostevabast tehtud, ütleme. Roostevabast on kõige raskem teha, need on kombaini jaoks tehtud. Roostevaba on sellepärast hea metall, kui sul suve otsa seisab kuskil garaažis niiskes või siis ta ei tuhmu nii nagu ta on, nii ta jääb. Aga töödelda on teda väga-väga vilets. Harilikult keegi roostevabast ei tee neid sikuskidega lante. Sellepärast nad on keevad tinutada. Aga joota vist on väga raske roostevaba. Tinutada mõtled, tinaga? Ongi kehva. Viimistada auku puuri, näiteks need peened valged puurid, nendega saab, aga musta sorti puurid nendega ei võtta üldse. Te oskate niikuinii kõik juba tinutada. Seletada ja taputada. Sama lihtne see asi on. On sul mingid spetsiaalsed ka, mis siia omad või augi omad või mille järgi sa näiteks koha jaoks on, koha meeldib kõige rohkem viidika moodi. On ju nii?
sa koha oled püüdnud ju. ma olen Võrtsu pealt koha püüdnud, vanasti oli minu põhielement on siig. jah. kohaga oli Võrtsu peal niisugune asi, see oli Vene ajal. leidsime kohaparve üles ja noh, kes ahvenapüüdjad olid, need püüdsid kõik keskelt läbi edasi 0,3 Jõhviga ja väikse Sikuski ja nõrga arudega. Neil läksid kõigil nad ära, kas murdusid õngearud ära või läksid tagurpidi või 0,3 Jõhvik ja Vene ajal nad olid kõik õrnuksed. väga kehva oli kala kätte saada, aga kui oli suur õng ja näiteks 0,5 Jõhv juba ja tugeva arudega õng, siis ikka seal oli niisuguseid mehi, ma mäletan kunagi üks Pihlak Ilmar oli, ühe päevaga sai 17 koha ja ta oli niisugune kalamees, alles paar aastat oli püüdnud, oli hirmus kõva jahimees. narris kogu aeg kalamehi, mis te seal kalal käite, mis te seal saate. aga läks ühe korra sugulane Kiini Kalju tarvastust võttis ta kaasa Võtsjärve peale ja sai hirmsa noosikala ja oligi haige valmis. nii nahkav on see haigus. minul meeldib neid sikuskeid teha, no ma teen mõnuga, see on niisugune tunne tekib juba nii kui oled kalapüügiga seotud või juba oledki kalal osaliselt. ja ongi kõik, pole mul siin midagi rohkem. kätte saada, püüda. otsa tuleb